tere tulemast tagasi meie diplomaatia saagasse, kus stsenaristid on tõepoolest kaotanud järje selle lolli seebiooperi, mida tuntakse maa geopoliitikana. Samas jääb vaikselt tahaplaanile arutelu olulise probleemi üle, millega Iraan peagi silmitsi seisab. Isegi kui see seostub strateegiaga, mida Ukraina on nüüdseks juba suurema osa aastast Venemaa vastu kasutanud. Isegi kui see aitab selgitada, miks Ameerika Ühendriigid pole Iraani vastu taas alustanud sõjalist tegevust, ja isegi kui sellel on pikaajaline mõju maailma naftaturgudele. Jah, Ameerika Ühendriigid ja Iraan pidid veel kord Pakistanis läbi rääkima. Aga siis ei läinudki keegi lennukile, et neid vestlusi tegelikult pidada. Ja siis teatas Trump, et läbirääkimisi ei tule ning relvarahu ja blokaadi kombinatsioon jätkub esialgu. Kahjuks jätab suurem osa viimase nädala sündmuste käsitlus tähelepanuta selle probleemi, mis põhjustab konflikti jätkumist. Tundub, et aetakse haiguse sümptom segi haiguse endaga. Sõda ei jätku mitte erinevate ähvarduste tõttu, mida pooled sotsiaalmeedias ja traditsioonilisemates kanalites esitavad. Sõda ei jätku sellepärast, et osapooltel puuduks usaldus läbirääkimisprotsessi vastu. Sõda ei jätku sellepärast, et osapooled keelduksid Pakistanis kohtumast, et kokkuleppe üle läbi rääkida. Kõik see toimub hoopis seetõttu, et pole lahendust, mida mõlemad pooled oleksid valmis vastu võtma, arvestades nende arusaamu olukorrast. Ja kui me lõpetame aja raiskamise tund-tunnilt tehtud verbaalsete ähvarduste jälgimisele ning hakkame mõistma, et mitte läbirääkimine on iseenesest üks läbirääkimiste vorm, siis võime lõpuks mõista, mis pagan toimub vähemalt ühes selles kaose maailma nurgas, kus me praegu elame. Niisiis, et anda ülevaade sellest, millest me täna räägime, alustame sellega, et võtame kokku, mida me teame viimase nädala või nii jooksul toimunust. Seejärel liigume edasi spekulatiivsemale poolele ja püüame mõista, mis toimub läbirääkimispingetega Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Lõpuks arutame olulist küsimust, millega Iraan peagi silmitsi seisab ja mida see laiemalt sõja jaoks tähendab. Aga lähme korraks suurema pildi juurde ja arutame, millised on nähtavad faktid toimuvast. Sõda ei ole läbi ja ma ei mõtle seda mingis tehnilises mõttes, kus relvarahu ei tähenda konflikti ametlikku lõppu. Ma ei mõtle seda ka juriidiliselt, kus blokaad on sõjategevus. Ma mõtlen seda laiemas mõttes, et sõda on kulukas protsess, mille kaudu kaks osapoolt lahendavad mingit poliitilist vaidlust. Võrreldes 2 nädala taguse ajaga oleme me asendanud traditsioonilise sõja, mis toob kaasa surma ja hävingu, puhta majandusliku sundusega. Aga päeva lõpuks on see ikkagi kulukas protsess, mis viib mingisuguse poliitilise tulemuseni. Või parafraseerides Clausewitzi, majandussanktsioonid on sõda teiste vahenditega. Täpsemalt seisneb see protsess praegu enam-vähem Hormuzi väina läbiva liikluse seiskumises. USA poolelt tähendab see Iraani sadamatesse ja sealt välja suunduva liikluse blokaadi. Ja tehniliselt asub blokaad pigem Omaani lähedal, mis on oluline asi, mida järgmisel korral Iraani valeinfot Hormuzi väina läbinud laevade arvu kohta nähes meeles pidada. Tehniliselt on paljud seda teinud. Ja kuigi tehniline korrektsus on parim korrektsus, pole sellel majanduslikult mingit tähendust, kui nad ei suuda laiemast Pärsia lahe piirkonnast välja pääseda. Iraani poolelt ähvardatakse tulistada laevu, mis liiguvad läbi väina ilma mingisugust kaitsetasu maksmata, kuigi reeglid pole seal eriti selged. Lisaks on Iraan aktiivselt tulistanud laevade pihta ja neid kinni pidanud. Piisab öelda, et mis iganes seal ka ei toimuks, olukord on täielik segadus. Nii et kui Trump teatas, et relvarahu jätkub hoolimata Islamabadi kõneluste ärajäämisest ja mõned ohkasid kergendatud, ma usun, et populaarne väljend oli taco teisipäev, siis minu reaktsioon oli veidi jahedam. Relvarahu? Võib-olla, eriti laiemas Pärsia lahe piirkonnas elavate tsiviilisikute vaatenurgast. Relvarahu maailma majanduse jaoks. Mitte eriti. Teate, viimati kui me otse Iraani uudiseid vaatasime, teatas Trump just blokaadist. Ma mainisin, et oli võimalik, et turud reageerivad deklaratsioonile positiivselt, arvestades, et täiendav survestamine paneb Iraani raskesse olukorda, mis omakorda viib vaenutegevuse kiirema lõpuni. No, turg reageeris tõepoolest just nii. Iraan aga ei reageerinud nii.
turg on vastavalt sellele oma hinnanguid korrigeerinud ja nafta hind on taas tõusnud. Ja sellega ongi meie praegune seis kokku võetud. Nüüd saame liikuda edasi ja mõista, miks see kõik toimub. Ja lühike vastus on see, et nii palju kui mina aru saan, ei ole osapooltel ühist nägemust sellest, mis juhtuks, kui nad jätkavad selle mängu mängimist. Tundus, et veel mõned päevad tagasi see nii ei olnud. Pärast relvarahu esimest tagasilööki, kui Iisrael jätkas operatsioone Liibanonis, näis, et Netanyahu teine rinne oli peamine takistus. Kui see lõppeks, siis väin avatakse uuesti ja kõik läheks enam-vähem normaalseks tagasi. Täpseid üksikasju võtaks muidugi veel kaua aega läbi arutada. See kehtib eriti tehniliste teemade puhul, nagu Iraani tuumaprogramm. Kuidas kompenseerida Iraanile puhtalt tsiviilkasutuse poolel tekkivaid kaotusi? Millised kolmandad osapooled võiksid aidata selle elektrijaamade tööd jätkata ja nii edasi? Kuid mõlemad pooled on põhipunktides ühel meelel, võiks maailma majandus naasta tavapärasele rajale, samal ajal kui diplomaadid ajavad oma diplomaatilisi asju Islamabadis ja mujal. Asjad näisid lagunevad pühapäeval, kui Donald Trump teatas, et Iraan avab taas väina ja Ameerika Ühendriigid jätkavad blokaadi Iraani sadamatesse sisenevate laevade vastu, kuni teisipäeval saab koostada üksikasjalikuma kokkuleppe. Pole selge, kas Iraan üldse sellega nõustus, nagu pole ka selge, kes täpselt Teheranis selle otsuse teeks. Igal juhul lükkas Iraan selle kokkuleppe kiiresti tagasi ja jätkas väina sulgemist, nimetage seda, kuidas soovite. Seega oleme jõudnud ummikseisu, kus mõlemad pooled usuvad, et suudavad teineteisest kauem vastu pidada, mistõttu on sisukas läbirääkimine tehnilisematel teemadel, nagu tuumarelva levik, mõttetu. Läbirääkimiste puudumine Pakistanis on seega omamoodi läbirääkimised teiste vahenditega. Kokkuleppega viivitamine ja kulude talumine selle käigus on usaldusväärne signaal selle poole otsusekindlusest ning võib lõpuks sillutada teed kokkuleppele hiljem. Kõige huvitavam areng, mida me siin seni näinud oleme, on Trumpi täielik ükskõiksus USA avaliku arvamuse suhtes selles küsimuses. Sõda oli algusest peale ebapopulaarne, kuid Valge Maja tegevus esimese kuu jooksul ja kauemgi lähtus valijaskonna meeleolust, püüdes minimeerida häireid energiaturgudel. See oli üsna keeruline ülesanne, kui tegevuse tulemusena suleti Hormuzi väin. Sellegipoolest mõjutas elukalliduse kriis administratsiooni otsuste tegemist. Kui jõuame USA vastublokaadi alguseni, on Valge Maja nendele muredele palju vähem tähelepanu pööranud. Miks selline ükskõiksus on huvitav küsimus. Võib-olla on see sellepärast, et ta on ametist lahkuv president ja tõeski ei hooli enam. Võib-olla arvab ta, et see töötab lõpuks ja maga poolehoidjad tulevad lõpuks tema juurde tagasi. Võib-olla saab ta kasu sellest, et kongressi ja meedia tähelepanu on suunatud kõrvale teistelt dokumentidelt. Või võib-olla näitab ta lihtsalt jõudu, mida tal tegelikult ei ole. Igal juhul on Trumpi uus hoiak andnud Ameerika Ühendriikidele uue majandusliku mõjuvõimu Iraani üle. Siiski tekitab see, või ehk ta lihtsalt teeskleb, ka Teheranis küsimusi, kas see plaan on jätkusuutlik, või on see vähem nagu Taco olukord ja rohkem nagu Teko olukord. Trump tõmbub lõpuks tagasi. Jällegi, ainus viis tõe väljaselgitamiseks on sundida Trumpi kandma majanduskonflikti jätkamisega seotud kulud. Probleem Iraani jaoks on see, et tõe väljaselgitamine on riigile vahepeal samuti kulukas. Ja see viib meid tänase viimase punktini, mis puudutab täpselt neid kulusid, mida Iraan peab kandma, et teada saada puuduvat teavet. Vastuse saamiseks peame lendama tagasi Kargi saarele, mis on Iraani naftaeksporditööstuse keskpunkt, kus mõned tsiviilrajatised on andnud teed palju olulisemale naftataristule. Ja seekord me ei räägi isegi nendest sõjalistest võimalustest, mis Ameerika Ühendriikidel seal olemas on. Tavatingimustes pumpab Iraan nafta Kargi saarele, kus vesi on piisavalt sügav, et hiiglaslikud tankerid saaksid täituda ja edasi sõita. Nagu iga teinegi majanduslikult tõhus ettevõte, ei oma Iraan toornafta jaoks suurt üleliigset ladustamisvõimsust. Kõik, mis lihtsalt seisab paigal mahutis, on nagu raha, mis lebab madratsi all. Ja kui me räägime miljarditest dollaritest, siis tahad sa tõesti, et su raha oleks investeeritud või vähemalt koguks intressi. Iraanil on muidugi mingil määral ladustamisvõimsust,
sest neil on vaja end kaitsta juhuslike juhtumite eest, mis võivad tekkida, kui mõni tanker satub õnnetusse. Mida Iraan ei suuda toime tulla, on süsteemne probleem, mis mõjutab kõiki tankereid korraga. Näiteks Veina blokaad. Nagu kõik muu selles sõjas, on ka ebaselge, kui kaua Iraanil veel aega on, enne kui tal ladustamisvõimsus otsa saab. Valge Maja käsitleb seda probleemi päevade küsimusena. Väliseksperdid annavad sellele pigem umbes 2 nädala pikkuse ajavahemiku. Vaadake irooniat. Trump ei kasuta 2 nädala tähtaega millegi jaoks, millel tegelikult on 2 nädala tähtaeg. Kui ajavahemik kõrvale jätta, on probleem sügavam kui lihtsalt Iraani nafta üleküllus. See on see, et tuleb hakata kaevusid sulgema, et voolu peatada. Kahjuks ei saa te lihtsalt lülitit vajutada, et neid sisse või välja lülitada. Suletud kaevu taaskäivitamine võtab aega, mis tähendab, et kui 2 nädala jooksul kokkuleppele ei jõuta, on sellel pikaajalised tagajärjed nii Iraani rahakotile kui ka laiemale energiaturule. Võite meenutada, et see oli sarnane Ukraina plaanile kehtestada Vene naftale embargo umbes 8 kuud tagasi. Sulgege Vene rafineerimistehased ja kasutage ära varilaevastiku tankerite loomulikku nappust, et jätta Venemaa naftakaevud väljundita. Nüüd näeme strateegiat, mis keskendub ainult tööstuse ekspordi poolele. See võib aidata selgitada, miks Ameerika Ühendriigid ei alustanud pärast esialgse 2 nädala pikkuse relvarahu lõppemist uuesti otsest sõjalist vastasseisu. Viimased raportid näitavad endiselt, et USA varud on ammendunud. Pool Patriotidest ja Thadidest on kadunud, samuti 30% Tomahawkidest. Seetõttu, miks saata veel üks Tomahawk sihtmärgi pihta Teherani lähedal, kui sa saad nad hoopis kuivaks jooksutada? Või vähemalt on see praegu valik, mida Valge Maja soovib proovida. Järgmine kord, kui me võiksime saada olulist uut teavet, on veidi pärast seda 2-nädalast märki, kui Iraan peab välja mõtlema, kuidas toime tulla märkimisväärse uue lisakuluga. Ma tean, et reaaltabelites ei pruugi olla nii põnevad kui jooned kaartidel, aga just sinna see sõda liigub. Ja see ei pruugi olla ka lõpp. Kui Iraan ei suuda end kauem üleval pidada, siis seisab Trumpi administratsioon uue teelahme ees, kas taas alustada otseseid sõjalisi tegevusi. Ja ole valmis edasiseks segaduseks, mis tekib siis, kui ta postitab True Socialis ja küsib, kus on Euroopa toetus. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? See sõda jätkub endiselt, isegi kui pooled ei võitle enam pommidega. On selge erimeelsus selles, kes suudab kauem vastu pidada, mis aitab seletada, miks sõda jätkub teiste vahenditega. Ja mida me peame järgmisena jälgima, on see, kuidas Iraan hakkab toime tulema naftapaakide ületäitumisega. Kui juba täitumisest rääkida, siis minu esitusloend suurte küsimuste teemal hakkab ka täis saama. 58 minutit igaüks, keskendudes täielikult vaataja poolt välja pakutud teemale. Vaata kindlasti järele. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Hoia end!